That's all Mallukas, episood 6. Mida Mallukat episood 6 oleme jõudnud. Varsti oleme praegu lõpusirgel. Ma tegelikult ei ole teine hooaeg ka, jah. Jah, aga no sellest hooajast. Ühesõnaga, põhitegelane on tagasi, ta on leidnud aega minu jaoks oma raskest graafikust. Kuigi ei viitsi, aga... Jah. Ühesõnaga, Pärteka siis 6000 laikse täis ja ma arvan, et on õige aeg selle puhul tähistada. Võtame ühe... Alkoholivaba mulli. Kindlasti alkoholivaba sparkling wine, meie peab midagi tegema. Nii et selle puhul, et Pärtekas need on tegelikult 6 aega kaine, siis meie tähistame Joome 6 aega iga päev. See nagu liiga crazy on. Ühesõnaga, meie tähistame Pärtekale muidugi soovime edu ja muidugi mulle meeldib, et see Holy shit. Kas see tuli praegu või? Õnneks mitte. Auk on lahe saata. Jesus Christ, bro! See on kuskile sinna. Ma saaks liikuma jõud enam kinni hoida ka, vaata. Ühesõnaga, Pärteka terviseks. Rahvas, see on alkovaba mull. Nii maitseb. Tead, ma tõin sulle midagi. Janese jälle või? Ei. Janes on kotis, vaata. Tõin sulle mune. Mune? Mul uputab praegu. Mallu munala. Jah. Fresh X. Jesus, sa hakkad mingi muna businessid tegema. Ei, ma lihtsalt tõin sulle, mul oli üle. Aga ma templit tellisin küll, et oleks uhkem anda inimestele mune. Vaadake nüüd. Vaate munad erinevast. Fresh. Nad söövad iga päev food ja kartulisalatit. Sa hellitad ikka korralikult neid. No jah, jännused. Davai. Pärteka terviseks joodud. Episood 6. Võib alata. Äkki nüüd saab kossi lõpuks. Intriigi vaata. Kuule, aga sa pead, mis sa arvad, et siin Pärtekal on oma kossinurk? Kossinurk. Saladused tulevad siis. Ühesõnaga, hakkame vaatama. Go3 esitleb. Okay. Mingi laps tahab sisse tulla. Mingi laps tahab, sul on neid nii palju, see mingi... Kus see nüüd on? Ma elasin, vaata, esimesel korrusel ja seal õues oli üldse palju lapsi ja kõik tahtsid alati sisse tulla. Miks suvakad ka või? Nojah, minu jaoks suvakad, mu lapsed ilmselt teadsid neid. Okei, sul normaalne lasteaed seal. Lasteaed, loomaaed, mis veel järgmiseks? Kainer. Pärtekas tuleb siin kainenema. On juhtunud. Äkki on mingi suur probleem. Noh, mis tahad? Mul on kakada. Jumal, minge kakale siis. Aga olge tasa, kui te kakate. Nagu, süke asi eksisteerib nagu katt. Nagu sa ei pea seda panema. Pohhu, paame rollima. Okei, lapsed, tahate siitale minna, jah? Aga siituge vaikselt siis, palun. Malluka askeldamine on tähelepanu äratanud ka peavoolu. Mis siin toimub? Kas Mallukas on Sevakinist parem? What the fuck? See oli Ekspressis. Oli küll, just aga ma ei mäleta. Ma ei mäleta. Apsi ei mäletan seda. Mis kuradi, kas Mallukas on Sevakinist parem? Mis see tähendab isegi? Ma ei mäleta seda sisu. Selle lehenumbri persooni rubriigi heroiin. No pun intended. Loodame. Mallukas ettevõtlik naine, kes tegi toote sisuliselt iseendast. Nagu libu. Oota, aga mis mina... Okei, davai. Ehk sisuliselt... Et me müüme iseennast. Okei, sisuliselt mitte midagi ütleb artikkel. Jah. Okei, davai, selge. Ja edasi läheb seal või Lewis Hamiltonist või Kamala Harrisest. Ja lõpuks, jah, ta on parem kui Harris. Mallukas on täiesti Küsisime kõige parem. 10 inimeselt ja tuli välja, et on. Jaa, absoluutselt. Maha mitu puud, et paberilehe lugejatele Mallukast pajatada. Aga ei, väga uhke. Mallukas tegi blogist endale elatusallika. Minu meelest see on nii naljakas see, et nagu kõik nagu alles nüüd oleksid seda aru saanud. Või seisneb küsimus selles, et elatus... Sorry, refill time talle juba. See panib mulle nii vähe. See on see... Siin on palase aurustus ära. Vaata seda. Ta praegu charge'ib meid, vaata. Ja mina ei vastuta selle eest, mida Mallukas siin saate lõpus ütleb, kui ta on võib-olla juba natuke... Mallu. Sa pead mind hakkama Malluks kutsuma. Kas sul on veel mingisugune nickname ka või? Nagu veel lühem kui Mallu või? Ei. Okei, davai, teeme nagu kõigile selgeks. Kes sa siis oled? Nagu kui me oleme friends, siis Mallu. Yeah. Kui keegi ütleb mulle Mallukas, siis ma tean, et ta ei tea või nagu, et me ei ole väga tuttavad, vaata, sest et kui keegi kutsub mind Mallukaks, siis ma nagu, et okei, netist. No, aga sa ei saa, nagu, me oleme kõik harjunud, et sul peab sa oled Mallukas mingi aastaid olnud juba. No jaa, aga see on lihtsalt, kui artikkel tehakse või midagi, keegi kommentaaris ütleb, sõbrad ütlevad Mallu ju. Okei.
ma räägin, see on täpselt see, et mingi, ma olen mingi 10 aastat mallukas olnud, vaata. Ja nüüd ma olen mallu ja te peate kõik mind malluks kutsuma. Kõik mu suured kutsuma. Ma olen harjunud sulle mallukas ütlema. Ja. Aga harju ümber. Ja. Ma hakkan sind malliks kutsuma. Mall. Sobib või? Okay. Mall. No. Vendi kohe reageerib, vaata. Tore, no aitäh. Vähemalt see oli heas võtmes, see ei olnud nagu halvas võtmes, nii et jälle seda, et ma maani täis. Mõtle, kui halb oleks Eesti Ekspressi juhtkiri. Mallukas oli nii kaua nii täis, et me ei suuda. Tänase video lõpus, vaata. Mall on maani täis. Oi, rahvas, oi, kui tal siin silm looja vaikselt läheb ja vaikselt või nagu aeglaselt hakkab rääkima. Teen uue Vongli reklaami. Osta see Vongel. Ja tahaks väga Vongli reklaami, vaata. Ta haiseb tõesti nagu tülgastavalt. Muidu aga jätkub malluka elus tegus periood, sest üks Miila on lihtsalt kõige armsam koer ever. Viimane kord käisin teie juurde. Lihtsalt võtan sülle, käin ringi tega. Tüüb lihtsalt naudib. Nagu imik. Tüüb lihtsalt naudib, vaata. Keegi kanna teda tavaliselt nii. kohtuasi ajab teist taga. Mind süüdistatakse tihti, et ma imen skandaale välja. Ma ei oska. Kui ma oskaks, siis ma teeks seda hommikust õhtuni. Skandaal armastab mind. Ta tahab ise minu juurde tulla. See on nagu vaata, kui inimesed ütlevad, mulle ei meeldi kassid ja siis kassid on alati nendes üles. Mina vihkan skandaali. See lihtsalt... Sa vihkad skandaale või? Okei, ma armastan skandaale, aga Kuule, kas sa ise just Katrin Lustilt ei uurinud, et kuule, räägi nüüd täpselt, mis sul oli, vaata, nagu reporter, vaata. Tead, te rääkisite Kristinaga seda lugu natukene valesti. Okay. Kossinurk. Hakkab Malluka kossinurk. Ja minu oma on täpselt. Algab nüüd. Point on selles, et ma ei pannud vaata selle tüübi screen'e enda sinna blogisse üles lihtsalt sellepärast, et no tema ei ole otseselt avaliku elu tegelane ja ma ei hakanud, on ju. Aga point on selles, et esiteks, see on spekulatsioon, see ei ole faktipõhine väide, aga ma arvan, et ta pidi olema purjus, kui ta mulle vastab. Sest ütle mulle, mis maailmas, ta on ju Katrin Lusti kingatu. Kas sa tõesti arvad, et Katrin, et kui ta oleks olnud kaine, et ta lubaks, et ta mõistusega mõtleks, et see on Katrin Lusti, mingi arch enemy, uurib meie lahkumineku kohta ja et siis ta on mingi, no tegelikult on kõik fine, me nüüd leppisime ära, homme juba kodus. Saatara, ma lugesin seda, ma olin mingi holy shit. Ei no see, et sa üldse kirjutad, see on juba perses või nagu see on täiesti... Ei no, aga ma tahtsin kossi teada, selles suhtes, et tema ju ise pani sinna Kuuuurija lehele mingi umbes... Siis ta lihtsalt vastas rahulikult sulle. Seal disappearing message'ist. Ei, ta lihtsalt vastas mulle. Mul on screen'i vestlused. Sul on kõik tähestus olemas. Muidugi. Ja siis, aga vaata, ma üritasin natuke nagu play'ida seda, ma olin mingi, ja noh, et tõesti, et ja sinu sõbraga veel, et noh, see on küll hirmus lugu ja... Kõigele vastas? Ja. Et ta oli mingi, nad ei ole koos, aga... Ja siis hakkab, selle ma jätsin seda välja, ta oli mingi, kas tohib küsida, et kes sulle seda juttu rääkis? Ma ütlesin, et keegi, kellega ühes seltskonnas sina ise seda arutasid, on ju, mulle kohe kirjutati, obviously, mul on augud igal pool. Ja siis ta hakkab, pane need piiksud nüüd peale, ta on mingi, kas või see tahab mu naist üle lüüa, oli ja siis hakkame vaatama, ongi ühesõnaga, nüüd on kindel fakt, et Lust ajas mingisuguse ta pidi liini ajama, aga no kujutad ette, kui ta ütles, et noh, et nüüd on kõik korras, leppisime ära, et homme juba kodus, mõtlesin, kui Lust seda minu blogipostitus, keegi tuli koju. Aga noh, tead. Kaitsa lõppe. Siuksed jutud levivad. Okay. Nii et mingisugune intriig seal käib, aga I love it. Ja ma loodan, et ma saan varsti uut mõtet. Mul on nii lähedal neile tegelikult käpp sees, et nad ise ka ei usu. Insane! Kossinurga esimene vaatus läbi. Varsti tuleb midagi uut. Kui kaasustest ja kahjunõuetest veel vähe oleks, Kõmu keskmesse sattus ka malluka koer Mila. Mila. Ma ei tea, miks ta Mila ütles. Malluka haukuvale koerale kutsuti politsei. Tere, et te koer haugub või? Ja nad tulid tegelikult suht naerdes, aga nad olid mingi, me pidime nagu tulema. Kuule, ma räägin sellest. Kutsuti politsei, sest ta haukus siin hoovis. Milla tõesti käib siin hoovis, ei hakka valetama, sest et kui on suvi, meil on terrassiuksed lahti, lapsed mängivad õues, jooksevad õues ja nõnda teeb seda ka Mila. Mila on Lätist pärit. Ja kuna ta on väikest kasvu koer, siis ta vahepeal tekib mingi siuke hullu hoog, kus ta tahab karjuda, aga ma olen näinud koer, kes hauguvad tunduvalt rohkem. Lähen mina siis ukse peal mingi trussikute väel, teen ukse lahti, vaatan ongi
2 politseinikut, mees ja naine ja küsisid mu käest, kas te oskate aimata, miks me siin oleme? Ja ma mõtlen, kas politsei teebki... Lihtsalt rääkisid kõik illegaalsed asjad, mis sa kunagi vähegi oled teinud. Oota, kas sellepärast või sellepärast? Kas see... Mul on ju kuradi mingi... Oota, siis kui ma seda mehti müüsin... Sorry, see oli ainult ühe korra. 5000 kuradi kilo kokaiini praegu siin garaažis. Need relvad, keldrid... Ei. Proua, teie koer haukus. See või? Nali! Äitsa lõpp. Naabrid esitasid kaebuse, koer haugub, on õues kinni, häirib kõiki inimesi, hirmutab naabreid. Hirmutab, ta on mingi, ma tahaks öelda 2-kilone. Siis terve aeg, kui me siin... Mu ema kass on ka suurem kui Miila. No tegelikult need naabrid läksid veel kaugemale pärast, nad ütlesid, et nende laps sellepärast ei lõpetanud keskkooli, et Miila haukus nii hullult, et ta ei saanud keskenduda oma õpinguteks ja et laps ei lõpetanud keskkooli. Ma olen mingi maybe he's retarded, nagu mis on minu koera puutub, nagu tõsiselt ka. Äkki ta ei saa asjadest nagu päriselt, oled sa nagu mingit testi teinud või? Ma ilmselt ka nagu, mul oleks see probleem, et ma jätaks midagi tegemata, siis ma lihtsalt mängiks selle koeraga lihtsalt konstantselt. Ja siis tuleb, ma ei lõpetanud keskkooli. Ma ei lõpetanud Miila pärast keskkooli, vaata mingi. Menti. Või põhikooli, vaata. Algkooli. Politsei, meil on häda. Oota nüüd meile. Oota, ma kohe. Nunnu, ma ei suuda lihtsalt. Vaata, mis gängster ta on. Oi. Ma annan sulle suppi varem. Anna mulle suppi, jah. Enne kui sa ära lähed siit. Miks see suppi kollane on? Mis sa panid siia? Kollane. Oi. Supid ongi sellised porgandad kollad üks äkki. Tead, söömise juures on kõige tüütum see, et ma ei viitsi närida. Mida sa nagu viitsid teha? Võib-olla lihtsam küsimus on täiesti see. Okei. Miks sa mõtled okei, davai tee? No siis ei pea närima vähemalt. Et lihtsalt läheb alla. Jah. Ei pea vaeva nägema. Sa viitsi isegi suppi süüa. Kas sa saad aru, et ma mõnikord ei viitsi isegi pissile minna ja ma suudan 3 tundi niimoodi voodis lomada, et ma lihtsalt ei liiguta eriti, sest ma ei viitsi püsti tõusta. Et nagu põhimõtteliselt viimase hetkeni põhiliselt plahvatab. Keegi saab nüüd sundida midagi tegema. Emahke loodus ikka sunnib. No lõpuks, aga ma võitlen ka osaan raisk. Täitsa läheb. Märten õpibki tasapisi, et elu mallukaga ongi ettearvamatu ja kaootiline. Nimelt diagnoositi mallukal juba mitu aastat tagasi aktiivsus ja tähelepanu häire. Ehk ATH. Miks ta niimoodi? Ehk ATH. Äkki ta tuli just krooks ja ta oli mingi pohhu, mis ütles uuesti teha. Kuula seda. Ehk ATH. ATH. Vennan tuli kitt kurkima pohhu. Lähme edasi, ma ei viisi uuesti teha. Mingi ATH. ATH. Seda ei eksisteeri. Ma olen nii confused kogu aeg kõigest. Mida ma üldse tegema pean? Pidev segadus ja kaootilised mõtted võivad tugevalt halvata normaalset elu. Ja eks sellel on ka omad tagajärjed. Ja ma sain täna trahvi. Refill time. Kule, on hea mull või? Sa ei maksa mulle, ma pean kuidagi saama my money's worth. Okei, Pärtekale ma siis tellisin süüa. Mina saan alkovaba mulli. 10 euri tund on ja see on ilmselt päris kallis. 10 euri tund. 10 euri tund tegelikult on okei. No sina ei viitsiks lillegi, no sa ei viitsi nagunii, kui sulle mingi 10 000 pakutakse, sa ei viitsi liigutada. 10 000 eest ikka natuke liigutada. Natukene. Okei, ma võin nagu voodist lihtsalt nagu korraks välja tõusta. Ja kohe tagasi. Jah, no ma võin teises toas selle Reelsi ära filmida. Okei, 10 tonni eest. Davai. Ma lihtsalt armastan seda tema juures. Et ta detaile ka midagi kunagi. Mida vittu sa just tegid? Sa panid ukse kinni või? Aga minu meelest kõige debilsem on see, et meie sõprade auto parkis ju minu kõrval. Clueless. Aga vaata, mul on nagu, ma arvan, seal on põhjus, miks sa ei pannud tähele seda autot. ATH. Okei, ma tea, mis käin must praegu teeb. ATH. See on malluk ATH nurk. ATH. Teeme ATH laulu või? Sööma ternet selle. Et ta
detaile ega midagi kunagi. Ta ei saa aru üldse. Puhtus. Pooled on söömata, pooled on söödud. Ma olen eraldanud neid nagu... See on lahti, jah? Aga ma viitsin võib-olla kõik. Oh my god! Sa ei viitsi hernest ka süüa enam või? Ma viitsisin ja vaata, kui palju ma sõin. Lihtsalt mõnikord kõik ei tule välja, ma ei hakka spetsialt tagasi minema. See on nagu... Ma olen oma elu elada. Sul on see, et kui sa ühe ampsuga kõik need herned kätte ei saa, sa ei viitsi enam. Ma ei viskad kõrval. Ise ei tahtnud tulla. Kaur! Kullakene. Lõpeta ära. Huvitav, kas ma saan ussid või? Musi, me ei ole ussi rohtusi kassidele andnud. Nad olid enne prügikastide juures. Päriselt olid. Mulle meeldib see. Ussi rohtu pole antud ja sul on juba see. Samas, ma ei viitsi. Jaa. Eks me saame teada, vaata. Ja mul ei ole siiani uss olnud. Nagu on ainult üks viis, kuidas me teada saame. On see, kui ma söön selle asja ära. Ja kui perse hakkab sügelema, ussid. Muuseas, kas sa tead sellist fun facti? Et teada saada, kas on ussid, siis tuleb öösel, kui laps või täiskasvanu või kaaslane magab. Ruttu perse paljaks võtma ja taskulambiga perseauku näit vaatama. Sest et nad tulevad öösel serva äärde hingama. Nii et kui sa vaatad öösel perseauku ja seal on ussi pea, siis sul on ussid. Lihtsalt infoks teile kõigil, äkki keegi... Vaata, lihtsalt ma nagu ütlen sulle, et väga paljud inimesed vaatavad seda videot niimoodi, et nad panevad selle video käima, mis me siin teeme praegu. Nad söövad. Keda see üldse huvitab? Minul näiteks on jumala pohhu. Sööge. Kettige, sööge ja siis natuke kettige veel. Mis asja? Kui teil ei ole perses uss, siis ei peaks teid puudutama, nii et kui te tunnete ennast puudutama, sa ütled praegu, et võta perse paljaks, vaata kellegi sita auku ja vaata, kes sul uss kuradi hingab. Oma musu, no ikka vaatad. Lastaja saadeti suke soovitus. Lastaja see, et tõmmake püksid maha, vaadake perse auku taskulambiga. Et see üldse ei tekita mingi traumat lapse see. Ja siis ta on mingi what the fuck. Emme? Kunagi 20 aastat hirem teraapias. Mul on mingi Emme, mis sa teed? Ma ei tea magama. See on approved kõik. Riigi poolt. Riik on süüdi. Siit võtad koti, viskad ühe asja, siis võtad siit järgmise, kolmanda ja siis paneme siia. Vaata, see on meie pakkimistation. See on meie pakkimistation, nii. See on järgmine asi, on ju? Ja see on viimane. 3 asja ongi või? Ei, 4. Siin all on need. Nii. Ja ütelge veel, et vanglast pole kasu. Mina ladusin mutreid asju seal niimoodi kottidesse. Sealt need süsteemid tulevad. Wow, me poleks iial selle süsteemini jõudnud, kui Märten poleks vanglas olnud. Poleks kunagi jõudnud selleni, et äkki paneme järjest kõik asjad kotti. Thank fuck, et Märten oli vanglas, et ta sai meile seda keerulist süsteemi tutvustada ja juurdutada ka hariliku lihtrahva seas. Ja et ta ikka pidi mainima, et ta on ikkagi vanglas olnud. Mis sinupoolne kommentaar on sellele, et Kristjana eelmine kord tunnistas, et tal oli häda, et sa... Kas arvad, et see jäi mulle tähele panemata või? Ta ükskord täis peaga öösel... Okei, see juba algab... Kossinurg vaatas 2! Ei, tegelikult see ei ole ka nüüd suur saladus, aga kunagi Kristina tuli keset tööd, me olime Märteniga, ma arvan, loetud kuud koos olnud, aga no me juba elasime koos. Kristina tuli sinna, hakkas karjama mu peale. See on nii loll, sa ei näe, et ta kasutab sind ära. Me kõik arvame, et ta kasutab sind ära. Me kõik arvame! Ja. Siis Märten magas tegelikult juba teises toas. Mina ja mingid sõbrannad olime veel üleval. Siis ta karjus mu peale, siis ta hakkas nii paha. Siis ta tõmbas diivani peale kerra. Siis rabas ühel hetkel tühja veinipokaali, oksendas selle triiki täis, siis ma kutsusin Märteni, siis ma ei tahtnud okset katsuda, Märten koristas ta okset seal ja... Aga, et jah, see ei olnud mulle nagu, see ei olnud saladus, mida ta hoidis mu eest, et talle ei meeldi Märten. Sellepärast see oligi the funniest thing, vaata, kui ta pulmas seda kõnet pidas, ta oli mingi, ma olen alati teie armastust uskund, kõik on mingi... You sure about that? Ma isegi mäletan seda, väike paus tekkis, vaata mingi... Ei, see on fine. Iga ühele oma. Muline, jumal teab, äkki lõpetame vanglas. Content! Ei tule vanglanäljadel siin majas nii pea lõppu. On ju Maljul Kukil parasports kõiksugu juriidilisi kaasusi. Lisaks jälle peale lugeja, lihtsalt pann puid low-key, vaata.
Mallu on haige värdjas. ja ilmselt lõpetab ka vangis, nii et noh. Vastastikustele kahjunõuetele ajakirjanik Katrin Lustiga on soolas ka Eerik Orgu kaebus. Näed, see ongi nagu kõige haigemata, et sa ju kirjutasid Lustile praegu, noh, ja see ongi nii haige, et te saadate üksteisele nõudeid ja nüüd sa küsid talt, et proua Katrin Lust, rääkige, mis ikkagi teie peres toimub? Aga miks ma ei või küsida? Kui ma tahan pakkuda oma lugejatele head kossi, siis ma pean ju pakkuma ka temapoolsed kommentaari ja saad sa aru, see oli maasikas tegelikult. Sellepärast, et see, kuidas ta ütles mulle, good luck, I don't need your fucking luck, nagu mul on kõik Intel olemas juba. Ma niigi olen nii viisakas, et ma ta selle uue peika nime ei pannud üles. Vaata, inimesi üleolevus lihtsalt läheb mind nii kettasse, sest ma ütlen ausalt, päriselt, kui ta oleks mulle öelnud, okei, kuule, tegelikult meil on suhtes on mingi perses case, vaata, et palun ära kirjuta sellest. Ma päriselt, ma oleks nüüd okei, fine, mida iganes, ma olen ka inimene. Oi jah. Tuntud toitumisnõustaja arvates on Mallukas tema mainet kahjustanud ja seega ka äri tuksi keeranud. Orgu väidab, et kuna mina olen aastast 2015 jaganud tema homoerootilist pornot, siis jäi tema nüüd selle aasta alguses ühest kalamaksaõlikapsli koostööst ilma. Mis nüüd sellest saanud on? Pole veel midagi saanud. Ei ole saanud? No, kohtud on üle koormatud. Brigitte on ju pool Eestit, kuradi agid sisse. Nii, mis meil täna plaanis on? Hunt. Mingi lepp, tavai, hunt. Sellest ei ole midagi saanud? Ei, aga küll saab. Padariga juba liigub edasi. Liigub edasi? Tema ka mingi ees selle? Ta andis kohtusse. Ma lihtsalt ütlesin, et ta on haige inimene ja ta oli mingi nain kohtusse. Mul on tunnistaja, kes on valmis kohtus tunnistama, kuidas Tanel Padar aastal 2020, kui ma praegu eksi, paaris, ilma et oleks isegi vestelnud temaga, tuli ta selja tagant ja lükkas talle käealus pükstesse. Mis tõestab minu arvamust, et tegemist ei ole väga viisaka meesterahvaga ja see oli ka kõik, mida ma ütlesin. Oota, aga Orgu asja sa ei ole siis saatnud või? Kuhu ma saadan? Kellegile? Ja me oleme kohtus sellega selles suhtes. Et ta väidab, et sina siis saatsid mingid videoid temast? Jah, selles suhtes, et temast on vaata see video, kus ta taab pihku mingisugune porno audition on ju. Okei, nii. Ja kohtus tema väidab, et mina olen seda netis levitanud aastast 2015 alates. Eks kuskile üles pannud või inimestele saatnud? Et mina olen nagu selle kuskilt leidnud ja jaganud. Mina kirjutasin veel talle, et by the way, kas sa oled kursis, et sinust siuke video levib? Siis ta oli mingi... Mul täiesti pohhu ja vaata, niimoodi inimesed tuntuks saavadki ja bla, et see oli vana asi. Ma mingi, okei, you do you. Et sa ei ole levitanud see sõnaga? Ei. Mina ei teadnud, mina ei käi homoportaalides, kus seda jagatakse. Minule saadeti see lihtsalt ja seda on võimalik leida. Tead, kus ma nägin seda esimest korda? Siis, kui ma saatsin. Nali, issand. Nõuet ei saatnud otse kohtusse. Ja kui ma läheksin vangi, siis ma arvan, et ma leiaksin sealt palju uusi sõpru. Võib-olla õpiksin ka mutri ladumist, nagu tuleb välja Märten siin sai teha ja mõtle, mis content see oleks pärast issand. Ja siis me hakkaksime pärast hängima mina ja mu teised sõbrannad ja siis keegi küsib välja, kus sa teda tead? Istusime koos kinni. We did the time. Kas ütled niimoodi oma vanglakaaslased kohta? We did the time. Ütled või? Ja koos istusime. Nüüd on mäletud, Tere, vangis istusime reis. Vanglas peab hull olema, vaata. Muidu küsisin Märtini käest, kas sai perse või saanud? Ta ütles, tema ei saanud, aga et see ei ole nii levinud. Ei ole, see on ikkagi... Natuke levinud. Seda rohali saadud olnud. Ma üht epikat vaatsin. Meil see... Tundub tore tegelikult, ütlen... Ei tundunud. Nad panevad pilates, kuradi raamatukogu tädid on nad. Kõige lõbust. Mingid võistlused. Ma ütlen ausalt, see oleks nagu puhku. Mida sa ajad? Kui saaks veel TikTokis ka patsida. Kas sulle meeldis rohali vangi saade? Ta ütles tore neil seal. Tundub ju fun time tegelikult. Kujuta ette, kus päev koosneks sellest, et oh my god, lähme paneme kurdi võidu paberitükke pudelisse. Väike ajahiide lihtsalt. Märten oled ka küsinud, et oli tore või? Märten ütles jumala chill. Päriselt, tiksud. Noh, see on elu, mida ma tahaks.
vangi minna. Ja Eerik Korgu ja Brigitte Susanne Hunt ja Tanel Padar üritavad lihtsalt tegelikult munistust täide viia. Ja mina omad andsid kohtusse. Inimesed teavad mulle tegelikult, nad ongi top lovers. Ühesõnaga, kolm inimest aitavad su unistusele kaasa. Proovivad või? No väga tore. Mina tõukasime koos. Nii öeldakse. Mul läheb vahepeal meelest ära, et sa oled eks-vanga, kui sa kasutad väljend, tõukasime koos, siis nagu... Sa soovisid, et ma ütleks, kuidas nad ütlevad, nii on. Küsitakse kohe, kuule, mida sa tõukad sinna? Esmakordne oled üldse. Näita, mis sa kaasa tõid, kingitusi tõid meile või? Ma toon perses veibi. Kuule, kas Meil tulid need laused nagu... Kohe nagu pinner. Meil tulid nagu kohe need laused. Türa esimest korda siin või? Pole nägu varem näinud siin, türa. Pits vahid, türa. Võlg olen või? Ma ei tea, miks mul nii hästi see välja tuleb praegu. Ma praegu olin ka, Ma ausõna ei ole vangis käinud. Ma ausõna ei ole vangis käinud. OTH. Nii et... Mine või vangi. Ei soovi, aga kellel muud teha pole oma eluga, minge vaadake. Ei, ärge kuulake. Ei. Aga kui oled juba halvale teele läinud, siis see tegelikult... See päris hea wake-up call, ma arvan, kui sa sinna satud, vaata. Sest et võib-olla lähed paremale teele. Või veel halvemale. 50-50. Me Märtiniga siin päevi mööda saadame. Tema räägib mulle... Refill number 3. Cheers. Et ikka jätkuks raha juristidele maksmiseks, tuleb Mallukal vahepeal ka tööd teha. Täna ongi tal vestlusõhtu, seda puhku Märjamaa kandis. See on nagu see põhiline kirjeldus, mille pealt ta nagu ütleb, et miks peaks nagu raha teenima, vaat. Mitte see, et maksaks mingid arveid, lapsed, kuradi toit, et saaks, kõik oleks paigad. Kohtukulusid ikka kinni maksta, et see on põhiline, mille pärast tuleb aga need on teha, fucking kurrid suured. See on crazy shit. Palju sa läinud kokku praegu? Piibutame ära. No Oi vitsu. Ja mu lemmik oli see, sa nägid no way, bro. Story, et pani mingi oma konto jäägi, kus on 80 000. Nagu näha, mul on raha niimoodi kohtus käib paakab. Ui, ma tahaks seda raha endale saada. Aga muisu, see ei ole nüüd nii palju tegelikult, et kohtus käia nüüd lõputult. Mulle meeldib, et ta pani, vaata, et seal oli LHV ja SEB-s on ka, vaata. Mul on seal ka. Mul on seal hästi palju. No kui sa juba flexid siin, sa näita seda ka, vaata. Ta ei saa, tal ei ole smarti tööd. That's crazy. On liiga vähe kriminaal. Et nagu võiks rohkem olla, vist. Nii et muidu sa oled liiga vähe tõuganud. Iga kord, kui see laul tuleb, mul on see, et... Sul on vibratsioon peal või? Mul on vibratsioon peal. Minu arust on natuke see vibes, et kui sul on ikkagi nagu telefon heliseb, nagu see sound on peal, see on natuke hull. Mul on do not disturb. Tunnetusturb on peal? No 90% päevast, jah. See on võib-olla nagu too much. Need kõned ei lähe läbi üldse, vaata. No jaa, aga ma ei tahagi ju. Sul on siin ripsmäkkine. See on väga... Nii, nüüd soovi. Soovi, ruttu! Tasa. Oota, mis asja? Ma soovisin ära, okei. Nii, järgmine. Mis fucking... Mul on jälle beef sinuga. Kui sa paned ripsme põue... Kui see on ära kukkunud, siis sa saad soovida seda peida. Rahvas jälle debatikoht. Kõik teavad. Väga suur debatikoht. Sina panid siia, ne? Jah, kus sa paned perse või? Oh my fucking god, mis su viga on? Ma ei tea. Kuidas normaalsed inimesed teavad, sa võtad selle ripsu, ne? Ütlevad teisele, näe, soovi midagi. Soovid ära ja siis puhud selle... Pole elu sees kuulnud sellist asja. Puhud minema? Ei, põue tuleb panna. Miks? Kivikäär, paber, kaev on ka, nii on, ei ole, suue faan. Tavai, rahvas otsustab. Ma ei hakka mingi erokaga või. Rahvas, kas te teete, panete siia või siis puhute nagu kuskile minema selle? Ma näen välja nagu ma oleks kohtu alla praegu natuke. Ma tea välja. Tere, kui sa praegu hakkad kuradi kiimatsema siin. Kui sa hakkad praegu kiimatsema siin. Ma ei hakka otseselt kas ma ei või ilusaid asju oma abikaasa kohta? Sa võid öelda, aga see oli täpselt niimoodi öelda, et sa nagu kiimatsid siin, vaata. Oleks ma teadnud, et ma oleks pidanud kiimatsema, ma oleks seda esimene kord teinud. Kui kassid, vaata, üürunud. Saba üleval.
tere! Ma tulin teile ravimeid tooma. Nii? Mulle mõtled, nad isegi nagu ei teadnud, mida sa nagu neile pakud või nagu enam-vähem, et ma tulin ravimeid tooma. Ei, thanks, me oleme kainikad. Pole vaja. Mis iganes vitamiin C. Vitamiin C. Ei soovi, me oleme kainikad. Mida nad võtsid? Vitamiini kombo on siuke, et kui sa võtad seda enne joomist, siis sul ei paha hommikul. Pulmas oli ka ju mingi plaaster. Jaa, sama kombo. Ai, plaaster, aga siin on nagu vitamiinid, vaata, sisse söömiseks. Ma võtan kaasa, ma lähen ostan hulgi, jagan kõigile. Kõikidele pakkuma siis seda... Kõigile, ma käisin kõik... Seda kombot? Jah. That's crazy. Jälle, meeletu aplaus, meeletu lihtsalt. Siin eriti vaata siin alguses ka, vaata, kui muss läks käima, vaata. Ta tuli nii palju hiljem, saad aru. See üks vend plaksutas siin ees. Kuule, ta tuli lihtsalt natukene hiljem. Tegelikult kõik oli fine. Käisime Pärnus ja vaata, me tegime nalja alguses, et kurat, me teame raudselt, et siin on mingi lustispioon. Ja mina ei olnud seda artiklit lugenud, aga Kristin ütles, et sealt artiklis oli nagu välja toodud see, et ma tõesti tulin lavale, siis ma tegin nalja, et ma tean, et üks teist on lustispioon. Ja siis see artikli autor oli kirjutanud, me kõik tundsime ennast nii rünnatuna. Miks sa ennast rünnatuna tunned, kui sa ei ole nagu obviously oled rünnatud? Ma ei tunnegi lustiagentera, sellepärast on nii palju artikleid, mis teha saabki. Lustiagent. Ta tuli juba sellega, et kõik on nõma ja halb ja nad on 2 joodikut, vaata. Kestina me olemegi 2 joodikut. Seda nagu nii, et selle suhtes, et... Ma ei ole, ta on 6 aega peab kain olema. Jah. Mõtle, nüüd teeb selle 6 aega ära ja siis ta mõtleb, palju see nice on? Ja see on aasta aega kainavad. Sul ei olegi enam nagu partnerid, kellega juua. Mul ei olegi vaja partnerit. Ma joon üksi! Mõtle, kui ma kodus joon näiteks. Märten ei joo ju. Siis vaatad, kuidas ma tinutan. Märten, ala juua. Ma olen harjunud. Ma saan üksi ka hakkama. Ma lihtsalt pean ütlema, kes see lobiseb samal ajal love you, aga mul läheb mõte nii rendama, et ma jään vait kohe. Väga äkku. Aga paratamatult väga mitu vestlusõhtut ma olin vait, vaata. Aga see tegelikult on, vaata, kui ma üritan lugeda kirja, ma kuulen, et keegi räägib, siis ma mõtlen, et juba need, kes tema ümber on, nemad ka kuulevad seda, nii et lõpuks ma võdin kaugele ette ära. Ma olen mingi shut the fuck up tegelikult, vaata. Mida sa jutustad? Kuula, mis ma räägin! Uskumatu, aga meeste idiotsustel pole tõesti piire. Hiljuti tinderdasin endale järjekordse Tallinna mehe. Kas sa reageerid nagu... Sina loed kirja ette ja siis sina siin teisel pool ekraani ise endale mingi pole. Ma elan kaasa sellele, mida ma näen ekraanil. Vabandust, et ma oman elutahet. Olime suhelnud paar nädalat, kui tuli jutuks ikka see esimene ametlik date näost näkku. Mind ootas ilus auto, ilus mees auto kõrval, meeldiv tervitus omavahel ja sõitsime tema juurde. No kõik tundus ideaalne. Valisime filmi välja ja hakkasime vaatama. Üks ühes nurgas ja teine teises. Küsis, kas vaatan tavaliselt ka vaikuses filmi või mitte. No ma olen naine ja suudan kõike teha. Filmi vaadata, jutustada. Nii siis me rääkisime maast ilmast, reisidest, loomadest, lastest. Mingi hetk oli vaikus. Ütleme nii, et film oli ka väga huvitav. Järsku lausus mees, kuule, ma ei ole täna jutukas, sina vist ka mitte. Äkki tahad bussi peale minna? Vaat nüüd ma tapaks ennast ära. Mis mõtled ette siukest asja või? Et sa kutsuksid mingisuguse dating appist mingisuguse tšiki enda juurde, tuleb õhtul hilja ja siis sa vaatad nagu filmi vaatamise ajal, et tegelikult vist asjaks ei lähe ja sa oled mingi, aga koju ei taha minna. Aga samas, mis see teine variant on? No viisakus ju. Ei no, aga ta ütleski viisakalt ju. Sa teeksid niimoodi või? Mina ilmselgelt ei teeks. Ma oleks mingi, kuule, et tegelikult nagu ma olen... Tuduaeg ja? Ei no, tegelikult mees ju ilmselt, siin jälle, kõik ei ole mustvalge, aga ta mõtles ilmselt seda niimoodi, et kuidagi nagu, et kuule, et tegelikult me vist ei saa nagu vibe'i vaata, et siis nagu... No jah, kui sa tead, et teine tuleb bussiga. No mis sa teha? Sa oled ärasmees ja siis... Jätad ta ööbima või? Jah. Teine, ma saan, et sa tuled autoga, vaata, et okei, sa saad iga kell ära minna. Ja me räägime, ma arvan, noortest inimestest, kelle pole raha niimoodi pliisata, too lähen, võtan hotelli, vaata. See on tikk move ju. Aga mis sa tegema pead?
las ta magab siis selle, sa ei saada öösel inimest minema. Kui tal auto on, tal ei olnud, ta tuli bussiga. Ja, mehed. Et mees viib ta mingi teisel. No tegelikult okei, see oleks ka aus, et ma viin su koju siis. Aga ta ei viinud, kuule edasi. Kui korraks kinni. Sorry, et arvamust avaldan, kurat. Ma ei taha su sitad arvamust. Aga koheselt mõistus sai aru ja ütlesin kiiresti, et mis kell on, ma hakkan minema. Koduteel muudkui mõtlesin, et miks nii juhtus. Ma olen samasugune nagu pildil, mida mees ootas, mida ta tahtis, meil on küsimus. Jah, selles suhtes, et nagu te aru saate, mul ei ole olnud väga palju aega, et Tinderis hängida, aga Tinderis ka tutvusin mingi kutiga. Me nagu suhtlesime, ta tundus nagu ülinormaalne. Tegi head nalja, nagu, vaata, osadega on see, et osad on nagu kirjadel nagu hästi puised või kuidagi, et sa tunned, et sa ei connecti, aga temaga nagu tundus... Sa oled tekster või? Nagu, Obviously. Tekster laboratoris. Aga nagu tekster... No, muidugi, mulle meeldib, kui nagu, mees oskab kirjutada ja suhelda. Minu jaoks on nagu see lihtsalt nagu absoluutne, nagu nii... Kohe turn off. Ma tegelikult see kehtib nagu kõikidel inimestel, kui sul on nagu... Kui su text game on weak. Aga on ju. Väga palju... Siis ma saan ju aru, et me ei klopi tegelikult ka ju päris. See on see klassik see mingi. Tšau. Kuidas läheb? Norm. Mis täna? Kuule, aga mõtle, kui raske veel mul oli, sellepärast, et ma automaatselt eeldasin. Nii, ta teab võib-olla, kes ma olen. Ja nüüd mul on nagu weird, vaata, ma ei ole normaalne, lihtsalt act cool, vaata. Aga no, nüüd see oli üks suht ainukestest Tinderi kogemustest. Ma sain temaga isegi korra kokku, käisime mingi piljardid mängimas ja siis... Nagu ta tundus mulle üli nice guy ja siis mingi 2 päeva hiljem õhtul umbes kirjutab, et tšau, mis teed? Ma olin mingi, et midagi. Ma küsisin, mis sina siis teed? Ta mingi, mõtlen selle peale, et tahaks su kiisukesega maiustada. Konkel. Ei, sa olid just jumala normaalne vend. Nagu, kas te kujutate ette? Aga olulisem küsimus on, kas ta juba maiustas su kiisu? Ei. Niimoodi või? Ei, absoluutselt mitte. Me käisime... Okei, siis on mõttes. Ta tundus normaalne, nagu chill, vaata. Paar tundi hängisime, kõik oli jumala fine, on ja veits suhtlesime ja siis lambis seal mingi. Tahaks kiisuks. Tapane, ausalt, please. Hoia kaugele eemale must. Aga see on super veider, olge mausad. Me ei olnud suudel. See on fucking weird. Creepy, nasty, rõve. Kiisukesega maiustada. Tood kauriga mängida või? Kauri ära süüa, märdes! Kaur tahab suppi süüa! Kui naised nii käitud, nagu in what fucking world, et naine tutvub mehega Tinderis, te saate, kõik on jumala normaalne on ja siis mees mingi päeva, ma ka, tšau, mis teed? Mõtlen su munnist. No woman would ever do that. See oleks päris austikalt. Aga ei teeks ju, naised ei ole nii peale tükkivad ju. Eks seal küll jookseb piir, aga lihtsalt kui naine nagu suht, nagu see on mingid kuled. Tõenäoliselt ma vaikse kõvart kõredi õhtul võtke natuke suhu võtta sinna. Keegi naine on öelnud niimoodi või? Ei, lihtsalt kui öeldakse nii. Aga see on... No okei, suhtes olles see on ka teine värk. Ei, me räägime võõrastest. Aga võõrastega nagu, võõras on muidugi imelik. Kui sa oled lihtsalt fuckbuddies, siis on ka... Seda mõtlengi, et kui oleneb, mida sa otsid, on ju. Suck my dick, bitch! Okei, sa sülitsid. Make it rain. Nüüd me oleme nagu... Mis videod me käime? Ja nagu näha jälle meid saada tegelikult ei koti, mis siin toimub. Mind väga kotiks. Kotiks või? Kui sa... Shut the fuck up. Ma olen nüüd see vend, kes tegelikult seal istub sees, vaata, seal nagu seal vestlusõhtul, vaata. Ja ma räägin juttu. Aga kaineks ennast õhtul. Joodik. 10 000 laiki, Andrei on 6 aega kaine. Vastik joodik. Okei, davai. 6 aega. Ja ei, ma võin olla. Vaidle rohkem. Sa tahad, ma oleks nagu Pärteks mingi, ei, mis asja? Ma pole joonudki. Okei, teeme mingi aasta pärast alles. Siis ma ei tea veel plaane, siis ma saan sättida, vaata. Ma mingi, okei, davai. Okei, 10 000 laiki, Andrei on kaine ja hakkab normaalseks inimeseks. Mida, ma olengi normaalne inimene. Mehed oleks mingi jälle Nagu ma usun, et on kindlasti mingi hulk mehi, kelle jaoks oleks mingi nice on ja, aga ma ei kujuta ette, mis hulk, nagu kes, kui paljud siin
kui võõras mees ütleks, tahaks mõtlen su kiisukese maiustamisel, oleks nagu davai, läheb minna. Sa just tegid seda. Maiustad üle. Teist korda seda. Aga tegelikult, kui tõele au anda, me oleme podcasti kirjades. Kuule, tõele au anda. Ma ei ole kunagi sellist lauset kuulnud. Elus raamatut oled muidu või? Ei no ma olen, aga see on nagu nii veider laus. Aga mitte seda. Ma annan tõele au praegu. Tõele au anda. Kas ma võin lõpetada oma laus? Ei või, räägi. Väga palju naisi on, kelle mehed ei taha kunagi kiisukest maiustada. Nii et ma arvan, võib-olla tõesti keegi tõstab. Ja, mõned mehed ütlevad, that's gross vaata, et ma ei soovi, aitäh pakkumast. Aga ma ei kujuta ette, et kui sa oled ikkagi mingi täiskasvanud inimesed ja te olete suhtes, siis mis sa kiisukest ei maiusta? Täpselt. Andrus, miks sa mu kiisukest ei maiusta? Aga see on ebaviisakas. Et kui sa kiisukest ei maiusta, miks ma räägin nagu mingi 10 aastat, mida? Okei, aga meil on sinna 2 mintse minna. 3. vaatus kossinurgast. Viimane osa. Oota, aga Andrei, kus on sinu kossinurg? Sina tead ka kindlasti mingit kossi. Sa pidid mõtlema tegelikult terve see video. Sa ju tead, ma ei mõtle kunagi. Peale ütles, sa oled mõtlematu või? OTO. 0 ideed siin, vaata. Ja ma ei tea. Mina ei tea kossi. Aga tead, mis see cringe? Ei, see ei ole üldse koss. Aga see on natuke cringe. Et kunagi ma nägin Andrei reakte ja ma olin mingi Andrei, tahaks nii väga suga reakte teha. Oli või? Ma kirjutasin sulle kunagi. Sa ei mäleta isegi seda või? Sa tundusid mulle nii cool, ma olin mingi, oh my god, love it. Tundusin! Nüüd enam mitte olnud. Ühesõnaga kossi sinult ei saa siis, jah? Aga see on koss, et ma tegelikult olin low-key nagu Andrei fänn algusest peale. Väga nüüd on? Jaa, kohe, kui sa hakkasid tegema, ma tahtsin suga koos teha ja näed, praegu küll vingun ei viitsi, aga siin ma olen. 19. mai 2020. Tervist. Kõle plõs. See on nagu mingi 16 aastat on rääginud. Ma tahtsin, sest sa tundusid mulle alaealine, ma olin mingi I have to get down to your level, vaata. How do you do, fellow kids? What? Ma tahan reaktida sinuga sinu Rannamaa järgmisele videole. Video collab. Mis moodi? No ma ka inimene. Also, ma drunk praegu. Aga see selleks, see fine. Mul tuleb Tartus tööpäev varsti, siis saaks teha. Ma usas üldse praegu. Ei no, jah, seal mul pole tööpäeva. Türa sa alati selline pettumis. Nali! Aga näed, 5 aastat hiljem ja mu eluunistus on täitunud. Ma saan oma vabast ajast olla Andrei stuudios. Ja mulli juua. Vaat, kus elu on kuradi edenenud. No, mis mulli juua? Lonks on alles, jah. Okei, meil on 2 minutit jäänud. Vaatame, keskendume. See oli see niimoodi, et sügisel mina olen juba pool aastat lahutad olnud ja siis me tegime Malluga, ma läksin Mallurite külla mingi 3. päeval ja olime mingi lambis, mõtlesime, et ai, teeme Tinderid või mingi Bumble'i või mis iganes. Minu musu! Esimene küsimus kohe, oledki purjus? Meil on 2 minutit veel jäänud. 1 minut jäänud. Minu soovitus on leidke endale meest otse vanglast. Naerge, aga do I have it bad? Ei. Aus. Kossinurg. Naerge, aga mul on väga hea mees. On küll, jah. Nii et... Praegu on okei mees, võtta. Varsti äkki. Kuidas võtsi läheb, vaata. Märtin, teed pangakontot tühjaks. Või ütle kogemata. Mis sa ütled? Ma ei tea. Ma ei näe nii kaugele. Sa ka ei näe. Mitu klaasis ära heide? Mitte ühte. Vähe. Viime 1 pudeli 2 peale. No said 3/4, aga... 2 peale ikkagi. 2 peale. Jah. Aga ma tegelikult ei tea, kas see on tegelikult asi, mida soovitada. Seal pidi päris hulle ka välja korgama. Ülihea saade. Nagu... Muidu tulen valgust hoidma. Ära simbi niimoodi, mida? Võta flash. Ei, see on liiga simpimine juba. Tegid nalja. Nagu Mail ütles, siis ülihea saade. Mail läks ise sitale nüüd. Sitale mul ole. No situ ära siis ruttu, noh.
Okei, kuseruttu siis, kuseruttu. Oh my god. Ta ei saa ilma sinuta hakkama selle ebareaalne. Okei, ühesõnaga. Episood 6 tehtud ülihea saade, nagu sa ütlesid. Ülihea saade. Ja homme on siis suur vestusõhtu Alexelas või? Aga tegelikult see ilmub nagu nii hiljem, nii et me oleme koos laval. Jah. Millegi pärast ma lähen sinna. Ja ei, ma arvan seda väga. See on ju full 2000 inimest. Ühesõnaga, jälgige Maljukad. Ja mis seal ikka, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notifications järgmist episood 7. Eriti bell notifications. Eriti. Ja subscribe'iga ka please, eks ole. Ja siis 7. episood tulemas. Äge sedagi, olge tublid. Tšabaka. Lehvita rahvale, palun.